Tere kõigile ja suur tänu selle kutse eest. Mul on tõesti väga suur au siin teie ees olla ja tõesti ma üritan siin tõesti sellist kliinilist, praktilist võib-olla midagi leida, kuigi ma olen tõesti ise ka Tartu Ülikooli teadur, et tegelen ka teadustööga, meie teadusgrupi uuringute tulemusi teile ka natukene avaldada. Et kuidas need on seotud omavahel, kas me oleme saanud ka midagi panustada tegelikult sellesse, et meie inimeste tervis oleks siis parem. Ja minul on ka huvide konflikt, et ma olen reaalselt teie asutuse fänn, et ma arvan, et see, mis te teete, on ülioluline, et mitte ainult selle aastaraamatu avaldamine, aga ka kogu ülejäänud töö, mis te teete, et tõesti see, mida me teeme kogukondade, meie patsientide, meie inimeste teadlikkuse parandamiseks, see on kriitilise tähtsusega. Aga üks ka teie töövõit on see, mis te siin slaidil näete. Seda me teeme ühiselt. Viimase 30 aasta andmed, kuidas meil on südame-veresoonkonna haiguste suremus langenud üle 70%. Et seda ei tee üksi. Ja seda nii naiste kui ka meeste osas, kuigi me teame loomulikult, et meeste osas seal on endiselt, ütleme, soolised eripärad on, et meestel on ikkagi endiselt kõrgem südame-veresoonkonna haiguste haigestumine kui ka suremus. Aga tõesti on selline mõnes mõttes kurvad andmed jällegi selles, et kuigi meil tõesti see keskmine eluiga suureneb, siis tervena elatud eluaastad mõningal määral suurenevad, aga ei tule päris kaasa sellega. Mis on see Euroopa reaalsus, kus meie oleme, kui me vaatame nüüd peeglisse? On see, et mul siin viide küll puudub, aga 2021 Euroopa kardioloogide seltsi preventsiooni ravijuhis näitab seda, kus me oleme võrreldes muu Ida-Euroopaga, Balti riikidega, ehk et me kuulume kõrge kardiovaskulaarse riski maade hulka. Et me oleme tõesti veidi paremas seisus kui teised Balti riigid, teised Ida-Euroopa riigid, aga meil on veel päris tükk maad minna, et jõuda sinna, kus on tõesti Norra, on Prantsusmaa, ehk et see peaks olema tegelikult meie eesmärk, et sinna jõuda, et me oleksime samamoodi roheliste riikide hulgas. Ja mis on need riskitegurid, mis nüüd südame-veresoonkonna haigusi kõige enam nende teket mõjutavad, te näete siin. On, mida me ei suuda, mis ei ole mõjutatavad, on vanus ja sugu, aga mida me saame mõjutada tervisekäitumise kui ka ravi tõhustamisega, on siis kolesterooli väärtused. Mitte HDL-kolesterool tähendab siis kolesterool, mis on just nimelt selline aterogeenne, ateroskleroosi põhjustav, siis suitsetamine ja vererõhk, eriti just see süstoolne vererõhk. Ja te näete siin, kuidas see kliiniline praktika üldse välja näeb, et näiliselt terved inimesed alates 40. eluaastast me kõikidel siis määrame ära need samad faktorid, mis siin on eelmainitud toodud, 5 faktorit, ja me saame läbi selle tegelikult ennustada, millise protsentuaalselt, millise tõenäosusega järgmise 10 aasta jooksul inimene saab surmaga või mitte surmaga lõppeva müokardinfarkti või ajuinsuldi või perifeerset arterite haiguse. Et te näete, siin on väga palju punast, et loomulikult see on vanusega suurenev, et tegelikult me juba elame sellises piirkonnas, kus meil on tõesti tegelikult, mida just siin eelkõneleja samamoodi ju mainis, on tegelikult see sotsiaalsed tegurid samamoodi on meil, ütleme, selline väga suur teema, selline keskkond, kus me elame, geneetika, see on väga oluline. Aga on olemas ka sellised mittetüüpilised kardiovaskulaarsed riskitegurid. Ja siin on üks smurf on teil ka toodud ja need nimetatakse smurfless ja smurfideta. Ehk siis on need, mida te eelnevalt nägite, on siis standardsed modifitseeritavad riskitegurid. Ehk siin on siis tõesti kõrge vererõhk, kõrge kolesterool, diabeet, suitsetamine. Aga tõesti, mida just sai eelnevalt mainitud ka uni, on väga oluline, vaimne tervis, millest meil on täna just ongi ju 2 põhiteemat, hammaste tervis, ütleme füüsiline liikumine, et seda me ju tegelikult riskikalkulatsioonides arvesse ei võta. Ja üks olulisem, ma arvan, millest ma täna ka peatun rohkem on ka geneetika.
see määrab väga palju ära tegelikult seda, mida me tegelikult igapäevases praktikas tegelikult ei mõõda ega ei tuvasta ära. Kui me vaatame meie igapäevast tööd, mida me haiglas näeme, just ma tulin tegelikult valvest, just 24 tundi on mul selja taga, et ma loodan, et ma räägin objektiivset juttu selle kohta, et on südame-lihasinfarktid ja et mis need on need peamised riskitegurid nendel inimestel, kes meil tulevad müokardinfarktiga siis haiglasse. Te näete siin, et üle 80% on kõrge vererõhk ehk siis hüpertensioon kaasuvaks haiguseks või selleks infarkti põhjustavaks teguriks. Siis järgmine on kuskil seal 60-70% ringis on neil eelnev düslipideemia, siis kõrge kolesterooli väärtus ja vähem on siis suitsetamine, diabeet või endine suitsetamine riskiteguritena. Ehk et ma ka oma ettekandes peatun nendel kahel peamisel riskitegurid tegelikult ja seda, mida teie ka aastaraamat ka käesoleval aastal näitab, et üle 45 aastastel, kus on see müokardinfarkti suremus, haigestumine kõige kõrgem, on just need kaks tegurid kõige olulisemad. Aga üldiselt loomulikult me peame peatuma meie inimeste puhul kõigile riskiteguritele. See on siis suitsetamine, ülekaal, kõrge vererõhk, kolesterool ja diabeet. Ülekaalu osas kindlasti ma selles küll täna ei peatu pikemalt, kuna aega ei ole, aga tõesti me näeme seda, et see on järjest enam nooremate inimeste mure lapseeast juba ja näidatud ka selgelt seda, et kui lapseeas on juba rasvumist või ülekaalu, see väga suure tõenäosusega jätkub ka edasi ka täiskasvanueas. Aga need 5 tegelikult sellist elustiili haigust või elustiili määravad tegelikult ära näidatud kuskil 90% aterosklerootilistest kardiovaskulaarsete haiguse juhtudest. Ehk et väga palju on ikkagi inimese enda kätes, kuidas tema edasine käekäik siis on. Aga kolesterool, et siin oli just, ma vaatasin, professor Harro siin Slido küsimustes oli HDL versus LDL, et see on see slaid, mida see inimesele ma võin kohe selgitada, et meil on kolesterool, mis liigub siis, ütleme, meil ju maks sünteesib meil kolesterooli, mida me saame väga palju ka toiduga sisse, aga vereringes seda läheb ikkagi läbi maksaga, kus siis ta liigub kudedes siis LDL kolesteroolina, ja tema kõrgetes väärtustes siis põhjustab seal just nimelt seda ateroskleroosi, sellist põletikuprotsessi, oksidatiivse stressi seisundit. Ja nendest kudedest tagasi ta tuleb HDL kolesterooli vormis ja ta elimineeritakse. Ehk et seetõttu ongi, me peame siis nii-öelda halvaks kolesterooliks seda LDL kolesterooli ja heaks kolesterooliks seda HDL kolesterooli. Üldiselt tõesti, see on elustiili haigus, kui me räägime siis düslipideemiatest või kõrge kolesterooli ütleme, teemadest, aga on olemas ka perekondlik hüperkolesteroleemia. Ja siin on kõige tuntum perekondlik hüperkolesteroleemia haige. Indrek tunneb ära, me oleme vanad Lütsomis käinud, käisime Louvre'is, Mona Lisa. Ja miks me arvame, et tal oli kõrge kolesterool? Mona Lisa suri kuskil 37 eluaastaselt. Et kui me vaatame lähemalt seda maali, siis te näete, et tal on silmanurgas üks selline moodustis, mida me arvame, et see on xanthelasm. See on kolesterooli ladestus. Ja samamoodi, kui te vaatate seda paremat kätt, siin on selline kühm, mida peetakse kõõlus xantoomiks, ehk need on kolesterooli ladestused, mida me tegelikult oma igapäevases töös, me kõik haiged, kui me tuleb kõrgete kolesteroolidega, eriti väga kõrgete kolesteroolidega patsiendid, me vaatame silma neile ja me vaatame nende kõõluse piirkondi. Mitte ainult käsi, küünarnukid, põlved, ahilluse kõõlus, kõik katsume ja vaatame üle. Ja see on selline haigusseisund, mis tegelikult on üldse Eestis kui ka Euroopas kõige sagedasem autosoomdominantne geneetiline haigus. Ehk et ta pärandub 50% järglastest. Ja tema esinemissagedus on kuskil 1/170. Ehk et ülisage geneetiline selline seisund. Ja me alles nüüd 2021
alustasime Eesti perekondliku hüperkolesteroleemi andmekoguga, mis praegu siiamaani veel tõesti on paraku 3 haigla põhine. Ehk siis regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum, kus me iga-aastaselt teeme raporteid ja mis ma arvan on ka selline üks vihje, mida peaks tõesti tegema, need andmekogud tegelikult väga palju parandavad seda diagnoosimist, teadlikkust nii patsientide hulgas kui ka siis kolleegide hulgas. Ehk et meil on eelmisel aastal näiteks oli meil juba üle 70 esmadiagnoosi, see siin graafik näitab siis esmadiagnooside hulka aastate kohta. Me olime kogunud oma sahtlipõhja nii-öelda neid juhte juba varem, enne 2021. aastat, aga reaalselt hakkasime siis neid registreerima 2021 ja te näete, kui plahvatuslikult on iga aasta see suurenenud nende haigete hulk, keda me oleme siis leidnud. Nii et selle nüüd varsti 5 aastaga, mis saab läbi, meil on peaaegu 400 patsienti nüüd kaasatud, aga loomulikult meil on tuhandeid haigeid, keda meil veel ei ole kohanud ja keda me tegelikult kõiki tahaks näha oma lipiidikabinettides. Sellepärast, et mida me nende patsientidega teeme? Me määrame ära nende geneetilise sellise soodumuse, kas eelkõige on see ikkagi tegemist monogeense haigusega, ehk siis ühe konkreetse geeni mutatsiooniga, mis põhjustab selle haiguse teket. Aga me oleme ka oma andmekogus näinud, et kuskil 60% ainult nendest perekondliku hüperkolesteroleemi haigetest tuleb meil geenianalüüsisse positiivne geenianalüüs välja ka. Nii et suure tõenäosusega ja millest ma edasi ka teile räägin, on see efekt tegelikult polügeenne. Polügeenne tähendab seda, et ei ole ühe suure geeni mingisugust mutatsiooni, vaid on mitut erinevat individuaalse vähese mõjuga geenivarianti, mis omavahel summeeruvad ja ületavad mingil hetkel selle haiguse tekkeläve, kus tekivad siis väga kõrged kolesterooliväärtused näiteks. Ja siin mängivad rolli just nimelt need polügeense riskiskoorid, mis tegelikult, mida me kliinilises praktikas ei määra, aga mis ma arvan, on tulevik tegelikult. Miks me arvame, et see on tulevik ja mida me tõesti, mis on suure sellise väga edukalt läinud käima, on selline uuring nagu EE-PRS, ehk siis ongi Eesti polügeense riskiskoori uuring, kus siis on kaasatud juba lühikese ajaga 2500 patsienti või inimest, on õige öelda, et kes kuuluvadki just nimelt selle polügeense riskiskoori alusel väga kõrgesse riski. Et neil ei ole tegelikult teadaolevalt mingisugust südame-veresoonkonna haigust, nad on näiliselt terved inimesed, aga geenivaramu andmetel nad kuuluvad just nimelt sinna väga kõrge riskigruppi polügeense riskiskoori alusel ja nad jaotatakse 2. Et kontrollrühma, kus nad jälgitakse tavapäraselt või siis interventsioonirühma, kus siis inimesed saavad reaalselt siis statiinravi. Ja neid praegu nad ongi jälgimisel, 5 aastat jälgitakse ja uuritakse seda, et kas see statiini grupis olevad inimesed saavad vähem selliseid kardiovaskulaarseid tüsistusi võrreldes selle kontrollgrupiga. Ja seal on teised uuringu eesmärgid veel. Aga see on väga uudne lähenemine, seda ei ole kuskil varem teinud ja meil on suured ootused selle osas. Ja ma arvan, et Eesti selles mõttes me oleme küll väike, aga ma arvan, et see geenivaramu projekt on väga palju ikkagi kaasa aidanud sellele, et olla uudsed, innovatiivsed. Kolesterooli ravi osas, kui me räägime nendest patsientidest, kellel on juba müokardinfarkt olnud loomulikult ja ma arvan, et see saab olema ka meie paneeldiskussioonis üheks teemaks, on ikkagi ravisoostumus, ravijärgimus. Ja see on selge probleem, et me näeme ka müokardinfarkti registri tulemustel seda, et kui inimesel on olnud müokardinfarkt, siin on võrreldud siis aastaid kuskil 2005, võrreldud siis 2018, et 44% inimestest võttis statiinravi selle infarkti järgselt, mis on äärmiselt vähe. See peaks olema kindlasti vähemalt 90-95%, ideaalis 100%, siis tegelikult ajas on meil see paranenud, aga ikkagi ebapiisav. Kuskil 67% infarktiga haigestunutest siis võtavad regulaarselt tõhusat statiinravi.
Ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, seda müokardinfarkti registri kolleegid on ka uurinud, et miks meil on tegelikult infarktid, need on erinevad 2 infarkti alatüüpi, et miks meil on nii suur erinevus Rootsiga, Norraga, ehk et see 1 kuu või 1 aasta suremus on meil oluliselt kõrgem võrreldes nende riikidega, sellepärast et seal on tõesti näidatud, et tõesti nemad on suutnud see 90% statiinravi, see kolesterooli langetavat ravi ka tagada. Et need inimesed on väga soostumus on hea, ravi järgimus on väga hea. Et ma arvan, et see on üks olulisemaid põhjuseid, miks me oleme taga veel siiamaani selles osas. Suitsetamine, ma ei saanud panna vastu kiusatusele ikkagi teie enda uurimustöö, või neid, tulemusi ka näidata, et tõesti me näeme seda, et see on probleem, just nimelt nende e-sigarettide tarvitamine noortel inimestel, nikotiini nad ju sisaldavad ja loomulikult see, üldsuitsetamine, tubakasuitsetamise esinemine on vähenenud. Aga mis on mõningad võib-olla huvitavad andmed, mida ma mõtlesin enda jaoks ka ja mis võiks olla oluline, ma arvan, ongi, mida professor Harrog ütles, et on soospetsiifilisus. Et te olete alles ka selle aasta nüüd verivärskes raportis näidanud ka seda, et just nimelt tüdrukute hulgas on e-sigarettide tarvitamine kõrgem kui poiste hulgas ja see on päris märkimisväärne juba 2023, te seda näitasite. Ja ma arvan, miks see on oluline ja miks me peame sellega aktiivselt tegelema, on tegelikult uuringud, mis on e-sigarettide osas, meil on tegelikult ei olegi pikki sellist longituuduuringuid. Aga tavaliselt, kuna ta sisaldab ju ka nikotiini, nagu tavaline tubakasuits on näidatud tegelikult seda, et just nimelt nooremas vanusegrupis, kui me vaatame soolisi erinevusi, mis tõstavad kardiovaskulaarset riski, siis juba selline vähene suitsetamine naistel tõstab kardiovaskulaarset riski oluliselt rohkem võrreldes meestega. Nii et kui mees ja naine suitsetavad sama palju sigarette päevas, siis tegelikult naisel on oluliselt kõrgem kardiovaskulaarse tüsistuse risk. Ehk et meil on suitsetavaid naisi, tütarlapsi on rohkem ja tegelikult ka nende risk sellest on oluliselt suurem. Et me peame selle teemaga kindlasti tegelema ja mida meie ise arvame koos Euroopa kardioloogide seltsiga, me oleme ühiselt teinud samamoodi, nagu ka teie soovitate, siin just lugesin, et samamoodi regulatsioon peab olema väga selge e-sigarettide puhul. Täpselt samamoodi, nagu see on tavasigarettide või tubakasuitsu puhul. Me seda väga toetame. Nüüd kõrge vererõhk. Et mis sellest mainida on, et võib-olla olete lugenud viimaste Riigikontrolli raportit, et kui hästi siis meie inimestel on kõrgvererõhutõbi üldse hallatud. Ja see maakonniti väga erineb, on näidatud ka, et on tõesti andmed ka puudulikud, mida me ei saa analüüsida, aga see olemasolev andmestik näitab seda, et ravi eesmärk on saavutatud meil Eestis keskmiselt kõrgvererõhutõvega haigetest ainult 35%. Ehk see ei ole kindlasti see eesmärk, mida me tahaksime. Ja kuidas me oleme ise saanud panustada sellesse, et seda ravi, sellist efektiivsust ja kuidas ravistrateegiat tegelikult määrata, oli meil päris juba mitu aastat tagasi, aga aktuaalne uuring siiamaani Nemendas uuring, kus me näitasime seda, et kui me mõõdame beta-blokaator ravi määrates enne ravi alustamist ja pärast aasta jooksul õlavarrelt mõõdetud vererõhku, siis nii selline tavapärane beta-blokaator nagu metoprolool, see on kõige enam kasutatav siis beta-blokaator Eestis, kui ka nebivolol, mis on selline uudne beta-blokaator, võrdselt langetavad õlavarrelt mõõdetud vererõhku. Aga kui me vaatasime aordis olevat vererõhku, mitteinvasiivselt meetodil mõõdetud, siis me nägime seda, et tsentraalne ehk see aordis olev vererõhk langes ainult nebivolooli grupis. Te näete see sinine joon võrreldes siis metoprolooliga, millel oli väga vähene efekt. Ehk et me oleme ise saanud tol hetkel veel, kui me publitseerimisime need andmed, beta-blokaator oli täpselt võrdne kõikide teiste vererõhuravimitega, mida te teate. Aga te näete nüüd kõige viimast siis Euroopa hüpertensiooniühingu, Euroopa kardioloogide seltsi ravijuhist,
hüpertensiooniravist 2024, kus te näete, et eelnevalt peaks olema kasutusel 3 vereruuravimit, see on siis AK-inhibiitor või angiotensiin 2 retseptor blokaator pluss kaltsiumkanali blokaator pluss diureetikum. Seejärel, kui meil endiselt ei ole saavutatud vererõhu väärtused, siis spironolaktoon ja alles siis 5. rea preparaadina alles beta-blokaator. Et me oleme tõesti suutnud ka enda teadustööga tegelikult väga palju mõjutada seda, kuidas me vererõhu ravi tegelikult ka käsitleme. Ja siin te näete ka ühte täiesti uudset meetodit, et meil on, kuhu oleme saanud lihtsalt teie silmaringi avardamiseks, et meil on ka protseduur, neeruarterite denervatsioon, millega me saame tegelikult vererõhku langetada. Et ei ole ainult medikamentoosne ravi, vaid meil on olemas nüüd ka selline invasiivne protseduur, millega me saame kuskil 10 mm eluväärtusamast süstoolse vererõhu osas langetada vererõhku. Nii et head kuulajad, eks meil kindlasti me peame tegelema nende riskiteguritega, sellepärast et üks asi viib teiseni. Need riskitegurid, kõik, mis said mainitud, põhjustavad meil oksüdatiivse stressi taseme tõusu, subkliinse põletiku tõusu, endoteeli funktsiooni häiret, mis viib edasi juba organkahjustuseni. Ehk et me peame tegelema võimalikult varakult. Me siiamaani näiteks oma valves, ma täna tegelesin siin alles kuskil siin alumises otsas patsiendiga. Me peaksime olema olnud temaga agressiivsemad juba varakult ja see on tegelikult ka inimese enda vastutus väga palju ikkagi, kui palju ikkagi iga ühe tervis on tema enda teha. Ja selle juures on alles nüüd eelmine aasta eriti aktuaalseks muutunud selline projekt, mida ma tahtsin teile tutvustada ka, et kuidas me saame Euroopa südameid parandada, on Safe Hearts Plan, mille suhtes on Euroopa kardioloogide selts meie poole pöördunud ja milles me tegelikult vajaksime, ma arvan, ühiselt kokkuistumist, koos Sotsiaalministeeriumiga. Te näete siin väga sellist ambitsioonikaid eesmärke, 3 peamist sammast, et alates sellisest digitaalsest ennetusprogrammist Euroopa Liit hoolib sinu südamest, tubakaseaduse ajakohastamine, vaktsineerimise soovitused, rahvatervise siis ennetusmeetmed ja nii edasi. Ja lõpuks, mis siin on läbivad teemad, on ka siis tõesti südame-veresoona teadusuuringute soodustamine, et me peaksime olema sellist innovatiivsed, kasutama tehisintellekti samamoodi, digitehnoloogiaid, soolist ebavõrdsust vähendada, mida me Eestis tegelikult väga palju näeme, et need on kõik aktuaalsed teemad ka tegelikult ka meie riigis. Ja üks selline meetod või mis projekt on väga hästi käimas tegelikult, on selline andmebaas ja millest on väga palju oodata tegelikult ennetuses. Samamoodi on Est-Health 30 andmestik, millest on kaasatud ligi 500,000 inimest ja siin on tõesti, mida saab selles andmestikus siis analüüsida, te näete raviarveid, laborianalüüsid, epikriisid, surmapõhjused, vähiregistri info. Ehk et me oleme natuke muutunud selles mõttes, kui varem olid andmestikud, me väga palju ootasime lahterdatud analüüsi, jah, ei, numbriliselt, siis tegelikult see andmestik suudab leida ka meie vabatekstist üles need olulised vastused, mida me saame siis teadustöös kasutada. Et praegu on tõesti see andmete saamine võtnud circa 2,5 aastat, aga seda kasutame me reaalselt juba kodade virvendusarütmia puhul teadustöös, müokardiinfarkti puhul, et see on väga lootustandev tegelikult selline projekt, kus ma arvan, et neid kokkupuutepunkte ei ole ainult kardioloogias, vaid ka mujal. Nii et head kuulajad, minu kokkuvõte on, et enamus tõesti südame-veresoona haigustest on tingitud nendest peamisest 5, hüpertensioon, düslipideemia, diabeet, suitsetamine, ülekaal. Ja on selge, et Eestis meil on nende riskitegurite haldamine, nii ennetus kui ka siis sekundaarne preventsioon, sekundaarne ennetus ebapiisav. Aga ma usun, et sellistest ennetusalastest uuringute tulevik, aga ilmselt ka tulevik on väga palju tegelikult terviseandmestike päralt. Ja tänan loomulikult kõiki, kes aitasid mul seda ettekannet teha. Aitäh teile! Suur aitäh, doktor Serg, selle sissevaate eest südame- ja veresoonkonna haiguste kujunemisse. Jõuame kiirelt võtta ühe küsimuse Sliidost. Ja siia on tegelikult kogunenud neid küsimusi päris palju, aga ehk õnnestub hiljem järele vastata.
Mida oleks teie hinnangul vaja teha, et Eestis oleks südameinfarkti järgselt statiin ja muu ravisoostumust tõstetud? Et seda, ühesõnaga, kuidas me saame toetada, et seda ravisoostumust tõsta? Väga hea küsimus. Üldiselt Eesti inimeste ravisoostumus, ma olen töötanud Soomes, Norras aasta aega mõlemas ja nende samade patsientidega tegelenud nendes riikides, et ma võin võrdlust tuua, et Eesti inimeste ravisoostumus on pigem, nad on nagu ettevaatlikumad, et ootused selline notseebo toime, et see notseebo tähendab seda, et oodatakse teatud kõrvaltoimeid ka, lugedes seda infolehte, mida patsient saab selle ravimiga, loetakse see esmaselt läbi ja kõrvaltoimeid kartus on väga kõrge. Et ma arvan, et see on üks olulisi tegureid, mis on, et ikkagi see nõustamine, tegelikult on päris hästi läinud see, eriti kui me räägime müokardinfarkti järgsest sellisest visiidimaatriksist või kuidas see haige, kuhu edasi läheb, taastusravi spetsialisti juurde, pereõde, meil ka on spetsiaalsed müokardinfarkti kabinetid. Et see nõustamine, ma arvan, on see ja selline regulaarne kuskile, et sa saad kuhugi pöörduda juhul, kui sul on vaja. Et on selline võtmetähtsusega, ma kujutan ette. Ehk siis inimliku tasandi tugi. Absoluutselt, ja see peab olema paraku individuaalne. Et see võtab küll palju aega, aga tulemus on parem. Aitäh, Martin. Ja aitäh ka põneva ettekande eest.